Rasmus, kuidas läheb Lamuul täna? Hästi läheb. Ma ütleks, et hästi läheb. Me oleme nüüd 2014 oli meie jaoks teine tegevusaasta, täistegevusaasta. Ja me kasvasime praktiliselt 2 korda. Meie käive oli eelmisel aastal umbes 450 000 eurot, millega me oleme rahul. Ja kasum oli sellest umbes 10, 45-50 000 eurot. Ja me oleme võtnud enda jaoks sellise eesmärgi, et me ei taha seda kasvu forsseerida. Ma usun, et tegelikult meil oleks olnud võimalik seda veel agressiivsemalt teha. Aga samas on oluline, et me näeksime, et me suudame ka organisatsioonina kasvada, meie tootmisvõimekus kasvaks ja pigem teha seda parajas tempos. Turul liigub kõlakas, et mingid probleemid on Lamuu kaubamärgiga. Minuni on jõudnud kuuldus, et Tere ja täpsemalt isegi Alar Pink on kuidagi moodi selle Lamuu kaubamärgi endale registreerinud. Vastab see tõele? Ausalt öeldes enne, kui sa sellest rääkisid, mul ei olnud selle kohta mingisugust infot. Ma tean seda, et Tere on registreerinud suhteliselt sarnase kirjapildiga kaubamärgi. Ja minu meelest oli selle nimi Lamumu. Ja selle kategooria oli ka piimatooted, aga samas ma tean ka seda, et Lamuu kaubamärk tänaseks, siis nagu meie jäätise kaubamärk on registreeritud, ehk et minu teada ei ole seal mingisugust sisulist konflikti või sisulist küsimust ka Patendiameti seisukohast. Ja milline on järgmine jäätis, millega turule tulete? Terve rida on neid juba olemas. Mis järgmine on? Me tahaksime, et me tuleksime iga teine kuu uue jäätisega poodidesse ja ausalt öeldes ma võin seda öelda, et nüüd umbes 2 nädala jooksul me jõuame Itaalia klassikalise plombiiri jäätisega, mis on nagu šokolaaditükkidega, mille nimi on stracciatella. Sellega jõuame poodidesse.